Et me küll ei tea, kuidas veel kohalikke omavalitsusi murda, aga ega tuulepargid pole nagu ainus teema, kus me neid murdma peame, et me murrame ka märgalade taastamisel, no milles iganes, mõne kaitseala moodustamisel, nii et põhimõtteliselt me oleme kiskjateks loodud. Jõudu meile! Aitäh! Nüüd, teile muret teinud väljendi näol oli tegu eneseiroonilise kujundiga, mille mõte konverentsiruumi kontekstist väljaspool moondus ja muutus ning mille ütleja ei ole kindlasti mõelnud, et peaks või tahaks omavalitsusi mingil moel survestada. Väljendi sõnastus oli ilmselgelt ebaõnnestunud. Kõik eksivad. Nüüd avalikus selgituses on kinnitatud, et kasutatud väljend oli mõeldud kujundliku ja enesekriitilise kokkuvõttena planeerimisprotsessides paratamatult esile kerkivate seisakute või punnseisude, samuti ametile seatud kõrgete ja vahel ka vastandlike ootuste kohta riiklike eesmärkide elluviimisel. Ametnik on oma selgituses kinnitanud, et ei tema ega Keskkonnaamet ei ole ega pea end kohalike omavalitsuse suhtes jõupositsioonil olevaks. Ja sellega ma olen väga nõus. Samamoodi olen nõus sellega, et Keskkonnaamet ei saa ega soovigi omavalitsusi mingil moel survestada. Eesti keel on aga rikas ja kujundlik ja mõned kujundlikud väljendid on õnnestunumad, mõned ebaõnnestunumad ja mõnikord loob ka kontekst valeseoseid. Sõnad on aga olulised ja meie keel peab mõtet väljendama. Seepärast ongi Keskkonnaameti ametnik ebaõnnestunud sõnakasutuse pärast ka vabandanud. No kogu teie vastus viitab sellele, et te püüate maalida pilti, justkui oleks probleem olnud ühekordses ebaõnnestunud sõnakasutuses. Et kus ametnik rääkis seda, et me oleme loodud kiskjateks ja me peame kiskjatena murdma kohalike omavalitsuste vastupanu, eks ole, tuuleparkide rajamisele. Aga tegelikult me saame kõik aru, et probleem ei ole ühekordses ebaõnnestunud sõnakasutuses, vaid selles, et üks ametnik kogemata käitus nii rumalasti, et lasi avalikkusel näha seda mentaliteeti, mis tegelikult iseloomustabki muu hulgas seda valitsust, mille esindajaks teie ei olete. Ja et minu osutus ei oleks paljasõnaline, siis ma näitan, et osutan sellele artiklile, mis avaldati ka ERR-is siin märtsikuu alguses, mis kannab pealkirja Ministeerium tahab hakata omavalitsustele maksma tuulikuboonust. Ehk omavalitsused, kes ei taha tegelikult neid tuulikuid. Ei taha neid tuulikuparke sinna. Te üritate tegelikult nende vastupanu murda läbi selle, et ka rahaliselt neid lihtsalt ära osta, sisuliselt maksta altkäemaksu, eks ole, KOV-ide juhtidele. Et 1 000 000 eurot 8 tuulikuse pargi pealt võtke, näete, või ikka on vähe. No paneme 2 miljonit, küll me selle vastupanu ikka ära murrame, eks. Minu meelest see kõik näitab seda, et tegemist ei olnud ühekordses ebaõnnestunud sõnakasutuses, vaid mentaliteedi paiste laskmises. Aitäh! Aitäh! Vaadake, ei teie ega mina ei olnud selles ruumis, kus see ütlemine toimus, nii et meil ei ole ka konteksti. See oli päris hea vastuargument. Kuna ei mina ega tema ei viibinud selles ruumis, siis kummalgi meil ei ole konteksti ja ega siin rohkem pole midagi